Minu elulugu algas niimoodi, et nii palju ma mäletan, oli ikka Jumala sõna minu elus olemas. Ja see mõjutas mu elu nii palju, et kui mu emal tuli teha üks otsus, see otsus oli väga karm, sest mul taheti amputeerida jalg. Ja ema palvetas ja sai Jumalalt vastuse, et ära luba seda teha. Ja ema ei andnud seda altkirja, mida ta pidi andma arstidele. Jalg jäi mul alleks ja tänu Jumalale ta on siiamaani mul all. Aga seda ma mõistsin tegelikult seda ema ustavust ja pühendumist ja kuulekust alles hiljem. Lapsena Jumala sõna kuulmises ja uskliku ema kõrvale üles kasvanud Viktori elus ei olnud midagi, mis oleks viidanud tema hilisemale allakäigule alkohoolikuna. Kui mehel olid suured valud puusas ja tuli minna operatsioonile, siis juhtus nii, et tema eest palvetati, mille tulemusel valud kadusid ja operatsiooni vajadus kadus. Nii on Jumal 2 korral päästnud Viktori jalad, mille eest ta on väga tänulik. Aga elu läks oma rada ja kasvades ja arenedes ka kuulamises Jumala sõna, sain ma rohkem aru, et see ei ole niisama, et sa lihtsalt kuulad temast, vaid sa pead ka ise midagi tegema. See arusaam tuli päris vara mul juba. Kuna tol ajal need koosolekud olid keelatud ja alati tuldi kokku millegi sünnipäeva nagu taustal, vaid praegu on sünnipäev, siis me tuleme kokku. Ja need koos olemised olid salajased. Seoses tollaegse ideoloogiaga tuli usklikel pidada oma koosolekuid salajas. Ja väikese poisina ei mõistnud Viktor, et kui Jumal on hea, siis miks peab seda teiste eest varjama ja sellest kinniste uste taga rääkima. Üsna varakult sai Viktorile selgeks, et Jumala sõna kuulmisest üksi ei piisa, vaid vaja on ka tegutseda. Ja kogu see arusaam kindlasti mõjutas ka minu olemist ka koolis pärast, kuna Kehra palvemaja oli sealt natuke sellest külast väljas, siis ma sain salaja käia ka seal palvemajas. Aga kui ma tulin palvemajast sinna õue, siis kõigepealt vaatasin, et keegi mind ei näe. Pikalt muusikuna leiba teeninud ja paljudes kõrtsides ning üritustel esinejana üles astunud ning töö kaotanuna jõudis Viktor oma elus punkti, kus ta ei osanud edasi minna ja leidis väljapääsu alkoholist, millest sai alguse edasine elu alkoholisõltlasena. Ühel päeval ma olin ühe sellise olukorra ees, et ma ei teadnudki, mida teha, kuhu minna, sest minu otsused, minu valikud, need mõjutasid mu elu nii palju, et valed otsused mõjutasid nii palju, et ma enam ei teadnud, kas sellest välja tulla. Ja selle tunnistamine võttis juba päris palju elamist ja sisemist pinget, mis mõjutas nii palju, et ma leidsin nagu selle väljapääsu alkoholis. See nagu lõdvestas ja siis ma harjusingi sellega, et ma ei lahendanud mitte probleemi, vaid probleemi ei lahendamata, aga mina sain jälle ajutiselt mingi kergenduse, mille tagajärg oli veel hullem. Ja kuna see pillimäng oli mul elus päris tähtsal kohal ja aastaid sai mängitud kõrtsides ja algul oli mul ainult see õhtuti mäng, siis pärast jätsin päevase töö sinna paika ja teenisingi leiba ainult pillimängu. Ja elasin Tallinnas pool oma elust, elasin Tallinnas. Ja seal ei olnud mingit pistmist mul nagu vaimuliku poole pealt. Aga kui ma tulin tagasi Kehra, siis ega ma ise ei muutunud, muutus mu elukoht ainult. Aga sisemine, see mina oli ikka nii uhke ja ma ütleks, et ülbe ka, et see ei viinud ikka jälle pudelisse.
Igatsus ja mure venna pärast oli nii suur, et õde läks venda otsima, et teda aidata. Ja kui ta nägi purjus olekut ja lootusetust mehe silmis, sai ta aru, et üks võimalustest, mis antud hetkel tundus viimasena, on soovitada Viktoril minna Lootuse külla, et saada oma vend tagasi. Mu õde, lihalik õde ja ka Kristuse õde, tema tundis, et ta peab mu üles leidma ja ta läks mind otsima, see oli talvel tuisuse ilmaga, ta leidis mu üles. Ja jutt oli lühike, kuna enne seda ma juba teadsin, ma tunnistasin, et kes ma olen ja mida ma peaks tegelikult tegema. Aga tema leidis mu üles ja pakkus mulle sellise variandi nagu Lootuse küla. Pillimäng ja muusiku elu on leidnud Viktori elus uue väljundi. Täna musitseerib ta koos muusikaõpetajast abikaasaga, teenib koguduses ülistusmuusikuna ning on selle võimaluse eest tänulik, et ta võib oma annet sellisel viisil rakendada. Ma olin kohe nõus minega ja siis läksingi sinna Lootuse külla ja sealt juba hakkas minu arusaam kasvama, kes on Jumal, mis on Jumal, miks ma olen siin ja kust ma tulin ja tänu sellele, et see kahetsus ja see alandlikkus, kuulekus, need tulid kõik sealt välja ja tänu sellele Jumal saigi mind aidata, sellepärast et inimeste poole ma ei pöördunud, ma pöördusin Jumala poole otse ja kõik need asjad, mis sealt pärast tulid, näitavad siiamaani praegu mu elus, et kui sul on mingi probleem, mine Jumala juurde, mine juurde ja palveta, palu andeks, räägi temaga, usalda teda täielikult. Lootuse külas olles õppis mees Jumalat ja tema tahet ning eelkõige iseennast paremini tundma ja oma probleemide põhjustest aru saama, mis olid ta siia toonud. Tänaseks on mees tänulik kõige eest, mis tema elus on olnud ja julgustab ka meid oma mured ja probleemid Jumala kätte usaldama ning abi otsima, kui meie elu on läinud vales suunas. Kui ma analüüsisin juba oma allakäigu algust, kus kohas see spiraal nagu hoogu hakkas võtma, siis kindlasti oli see koht raha, ma arvan. Kuna see raha tuli suht kergelt, kooperatiivid õitsesid algul ja see raha tuli sellistes kogustes, et kottidega. Meil oli kilekottidega ja me ei teadnud, palju seal raha sees on õietega ja me ei saanud midagi teha ka selle rahaga kohe, kuna kogemused puutusid ja siis oma ego tuli sealt väga-väga ruttu välja ja siis tegid seda, mida sina tahtsid, mis ei olnud alati õige kindlasti. Ja need summad, mida maha sai laristatud, need olid suured ja seda suuremad olid pärast probleemid. Kui sa harjud ära raha laristamisega, siis need varem või hiljem see raha saab otsa ja siis tulevad selle raha asemel tulevad probleemid. Ja kui sa neid ei lahenda, siis nad ainult kasvavad. Oma allakäigu põhjuseks loeb Viktor raha. Kuna ühel hetkel tuli raha kergelt ja seda oli palju, siis kulutas mees seda süüdimatult ja tekkisid probleemid, mis sundisid teda ennast peitma erinevate tegelaste eest, kelle hulgas oli nii kurjategijaid kui ka tolleaegne õigusorgan, mis kandis nimetust miilits. Mina peitsin ennast, miilits oli tol ajal, miilitsa eest, mina peitsin ennast sõprade eest, ma peitsin ennast bandiitide ja kurikaelade eest, kõikide eest ma peitsin ennast, kuna neid probleeme oli nii palju. Aga tänu Jumalale need asjad kõik said ära lahendatud ja mitu korda mind on maetud ja telekas näidatud, otsitud taga, aga Tagantjärele leiab mees, et kõigi probleemide keskel, millega tal tuli rinda pista, oli keegi, kes teda hoidis ega lasknud hävida. Ning arusaamine, et ta on siiski millegi jaoks vajalik, tuli hiljem Lootuse külas olles. Ja seda, milleks ta on vajalik, teab vaid Jumal. Oli keegi, kes mind hoidis. Ja pärast ma alles hakkasin aru saama, et tegelikult millegi jaoks ma olin siin maa peal veel vajalik. Ja seda kõige rohkem ja paremini teadis Jumal. Seda ma mõistin loomulikult juba hiljem. Kui ma olin Lootuse külas, kus ma hakkasin
enda probleemidega tegelema tõsiselt juba ja koos Jumalaga, mitte ise ja mitte naabripoisiga, vaid ainult Jumalaga. Tema suutis muuta minu mõtlemist, millest ma aru ei saanud, kuidas saab mu suuta oma mõtlemist. Ma rääkisin emale ikka, et ma ei ole mingi automaat, et ma muudan oma mõtlemist. Ta saad küll muuta ja sinu päevad saavad pikendatud, kui sa muudad oma mõtlemist. Ja tõesti saab. Mees oli kindel, et ta ei ole võimeline oma mõtlemist muutma, kuid ema kinnitas Viktorile, et see on võimalik. Ja nüüd leiab mees, et emal oli õigus. Ja ta on selle eest väga tänulik, sest ema usk on viinud selleni, mis täna Viktori elus toimub. Lapsepõlve mälestus eluks ajaks. Vaata, nad salajad käisid majades, eks, ühes majas, teis majas. Ja siis ühel päeval ma vaatasin nurga tagant, millal see Jeesus tuleb. Ja meil katus peale vihma läikis niimoodi, hästi mõnusalt. Teatud nurgal vaata, ta läigib, need silmadel oli valus kohe. Ja mina arvasin, et kõikide, kes Jumal käib, kus Jeesus käib, nendel peavad katused läikima.